Valitsus järjekordselt valetas rahvale. Täna kogunes erakorraliselt Riigikogu kokku selle jaoks, et tühistada automaks. Kohale tuli Keskerakond, EKRE, Isamaa. Ja arvake ära, kes ei tulnud kohale, muidugi Eesti 200 ja Reformierakonna esindajad, ehk siis valitsuserakondade esindajad. Ja seda vaatamata sellele, et nad just alles hiljuti rääkisid, kuidas nendel on soov automaks tühistada. Kuna nad kohale ei tulnud, siis istungit isegi ei kestnud. Kogu see istungi rakendamine võttis aega 2 minutit ja Riigikogu esimees isegi ei lubanud ühtegi küsimust esitada, rääkimata üleüldse automaksu arutamisest. Ehk siis see veel kord tõestab, et Reformierakond ja Eesti 200 vahetult enne valimisi jagavad erinevaid lubadusi, lubavad makse tühistada, makse alandada, aga kui reaalselt on vaja hääletada, siis lihtsalt ei tulda isegi tööle kohale. Ja üleüldse see automaks, mille kehtestasid Reformierakond, sotsid ja Eesti 200, on üks kõige suurem kobarkäkk üldse. Automaks lööb kõige rohkem vähem kindlustatud peresid, neid peresid, kellel on lapsed, neid peresid, kes elavad maal, aga ka pensionäre, üksikvanemaid. Kusjuures automaksu küsitakse isegi siis, kui auto on kas varastatud või hävinud. Automaks on jätkuvalt põhiseadusega vastuolus, Keskerakond on seda pidevalt rääkinud ja me oleme teinud ka mitmed kaebused kohtusse, et automaks tühistada. Samuti on praegu ka menetluses mitmed Keskerakonna eelnõud automaksu tühistamiseks. Ja ma usun, et tuleb päev, kui me suudame ka reaalselt selle automaksu tühistada. See ebaõiglane maks peab kaduma. Ei automaksule.